Tere! Minu nimi on Tiit Sullakatko ja juhin täna üks väikest lihatööstust, Kehtna lihatööstuse osaühingut. Nimetatud osaühing töötab Kehtna mõisa osaühingu tütarettevõttena aastast 2007, kui ma peast õieti mäletan. Aga selle maja ajalugu, kus me siin oleme sees käinud ja ringi vaadanud, siis mul endal täpne kronoloogia puudub, aga suitsuliha ja suitsuvorsti hakati siin minu arvamist mööda 1986. aasta enne jõulu tegema. 1987 hakkas siis tööle siin Kehtna sovhoostehnikumi lihatsehh. Nii läks, igasugused reformid ja keerulised ajad tulid peale. Moodustati Kehtna riigimajand, siis oli ka Kehtna riigimajandi väike lihatsehh siin. Ja kuidas mina siia sattusin, need teed olid siin mitmeetapilised, et töötasin ka kunagi Kehtna näidissovhoostehnikumis. Läksin 92. aasta alguses aktsiaseltsi Reisse tööle lihatööstust nii-öelda ehitama. Saime 93. aasta lõpus valmis, hakkasime tootma. 94. aasta alguses ma leidsin, et Kehtna riigimajand otsib oma lihatööstuse juhti. Ma otsustasin siia tagasi tulla, kuna vanad sõbrad ja juhid olid ees ja nii ta oli. 94. aastast siis töötan siin majas. 2003. aastal läksime siis nii-öelda vooluga kaasajastasime oma tootmise euronormidele ja et saada igasugu toetusi siis 2007. aastast ja osaühing Kehtna lihatööstus on Kehtna mõisa osaühingu tütarettevõte. Nimevalikul tõenäoliselt me ei olnud väga edukad, et meie ruumid, meie personal mitte sugugi ei vasta võib-olla arusaamale, mida tähendab Kehtna lihatööstus. Kõik nõuded, kõik protsess, kõik toimib nii, nagu ühes lihatööstuses on vajalik, sest tol ajal me ehitasime, siis ei tehtud mingit vahet, oled sa väike või suur. Aga täna me oleme ikkagi miniettevõte oma 6 töölisega. Et Kehtna lihatööstus ilmselgelt jätab inimestele sellise väära mulje, et tegelikult me võiksime olla mingi väike lihakarm või koduköök või ei oskagi seda nime välja öelda, mis see õige on, aga lihakarm tõenäoliselt küll, et kõik teevad kõiki. Ka ise olen pidevalt tootmises sees erinevates protsessides, nii et väikses ettevõttes ei ole midagi valida. Kõik asjad teeme käsitsi suhteliselt naturaalselt Eesti lihast. Meil on selline visioon, et kui me mingit uut toodet hakkame siin nagu ette valmistama, siis enne me teda turule ei lase, kui meil kõigile ta hakkab nagu maitsema ja on suujärk. Et kui meil endale ei maitse ja ei meeldi, siis me ei hakka teda mitte kellelegi teisele ka pressima, sest väga raske on toodet müüa, mida sa ise ei armasta ja mis sulle ei maitse. Ja kaader on meil pikaajaline, nagu me siin varem rääkisime, et kõige värskem olija on meil 5 aastat töötanud. Ma siis endast ei räägi, sinu daatumid käisin välja, kes tahab saab välja arvutada, aga ütleme nii, et keskmine kaadri vanus on 10 aastat ja kaader on põhiline. Et nõukogude ajal oli siuke loosung, et kaader otsustab kõik ja mina julgen öelda, et see kehtib täna täielikult. Ma ei kujutaks ette, kuidas oleks võimalik teha seda kvaliteetset toodet, kui ma ei ole kindel, et kas mul hommikul on kõik inimesed tööl ja kas nad mul ka 6 aja pärast tööl on 2 kuu pärast.
võib-olla see stabiilsus ja pikaajalisus on üks meie põhiline, mis me siis siin valmistame, on meil suitsuvorstid, poolsuitsuvorstid, täissuitsuvorst, siis 2 sorti keeduvorsti, sardellid, viinerid, suitsutame sinki, hooaegadel teeme verivorste, kruubivorste, suvel šašlõkid, grilllihad, sihuke, ütleme siis traditsiooniline Eesti lihakoop. Teeme teenustööd nii talunikele, eraloomapidajatele, jahimeestele. Täna väga aktiivselt oma maakonnas Rapla koobis tegutseme. Ma küll ei usu, et ühtegi Rapla koobi kauplust on, kus meie tooted müügil ei ole. Järva koobis, natukene vaevalisemalt, aga Türi ja Paide konsumid, Maxi Market väga hästi töötavad. Saime ka siin Lääne-Virumaa konsumitega asja natukese nibin-nabin käima. Meie valmisolek on olemas, nagu te ka ennem nägite, sellised tootmisvõimsused on meil olemas, tootjad on meil olemas, aga meil on vaja selle toodangu, mis me valmistame maha. Korra proovid, alati soovid. Kehtna lihatööstuses Lõugal.